Nii, Maria, ma loodan, et sa ei pahanda. Ma panen su lilledele natukene vett juurde, sest lilled puhastavad õhku. Aga me oleme jõudnud nüüd selle ruumi kõige tähtsama inimese juurde. Maria on nii-öelda operatsioonide keskuse tiimi juht ja tema siis vastutab kogu selle ruumi toimimise eest. Maria, kuidas läheb? Mida täna teinud oled? No läheb hästi. Tööd muidugi, kui sa juba siin oled. Räägid sa, ma näen, et sul on hetkel Laevaliini koduleht lahti. Mis see tähendab? Mida sa praegu uurid? Kas ja kus, mis liigub praegu? Mõnede suuremate klientide puhul, kellel on rohkem mahtu, ma koostan tabeleid, niimoodi nagu kliendile endale mugavam oleks ja siis ma aeg-ajalt käin ja uuendan neid, ehk siis mul on need lehed kogu aeg lahti. Kuidas sa oma tiimiga rahul oled? Sa võid ausalt öelda, mitte keegi praegu ei vaata. Ütle ilma filtrita, mida sa neist arvad? Kõige paremad kolleegid ever, reaalselt kõige paremad kolleegid üldse. Aga millest see väljendub? Miks sinu toa kolleegid kõige paremad on? Ütle inimlikult. Ma ropendada ei või? Ei, ropendada ei tohi. Ütle ausalt ja ilusasti. Ma ei oska seda kuidagi moodi öelda, aga kõige rõõmsameelsamad, toredamad, entusiastlikud ja ma ei pea 3 korda ütlema, kui on miskit vaja ära teha. Kas teie toas usse ka on, kes stääbivad selga ja õelutsevad ja on tegelikult intrigandid? Ei ole. Okei, ei ole. Aga viimane küsimus, ma ei taha sind rohkem segada. Mis on sinu viimaste aastate kõige suurem projekt, milles sina osalenud oled? Ma ütleks, et võib-olla Merko-ehituse graniitkivid, mis tulid Hiinast. Eelmisel aastal need olid circa 215 konteinerit. Kuhu need läksid, et vaataja ka teaks, mis asjast jutt on? Trammiliinide ehitus Tallinnas, et sellega ilmselt kõik on juba kursis. Kas sina oledki see, kelle pärast on Tallinna linn ummikutes ja noored emad ei saa lapsi lasteaeda hommikul viia? Kas sina vastutadki selle eest? Ole aus. Tegelikult sina oled süüdi. Okei, aga me enam sind ei sega. Aitäh, et sa rääkisid. Ole tubli, järgmise korrani.